mis siis saab, kui teiega peaks midagi juhtuma? Kui palju on tegelikult neid süsteeme, mis teid hoiavad, toetavad, juhatavad, aitavad, paitavad. Kui sa vaid neid näeksid, kasutaksid, julgeksid küsida, siis saaksid ka vastused aitamisele, toetusele, paitamisele, hoidmisele, juhatusele, mida iganes sa tunned, et sa sellel hetkel vajaksid. Aga vaatame, kuidas see toimib läbi sinu süsteemmustrite, sinu antud kehastuses. Esmaselt oled siis sinu hing on sinu kehas ja ülemine oli sinu vanemad, sinu sugupuu, sinu põlvnemine. Esmaselt, kui sinuga peaks midagi juhtuma, kukud, lähed katki, jääd haigeks, vajad toetust, abi. Esmaseks püüab kinni siis sinu põlvnemine, sinu sugupuu, sinu ema, isa, keegi, kes on sinu vereliini pidi sulle väga lähedane. See tähendab seda, et kui sa oled laps, siis on ju teada, ema, isa, onu, tädi, lapsehoidja jookseb, päästab, aitab, paneb plastri peale ja elu läheb edasi. Kui sa oled nüüd natukene vanem, siis on endiselt sul võimalik oma ema, isa, oma sugulaskonna poole pöörduda. Kui sa ei saa, sa ei julge, sa ei taha, sul on häbi, sul on imelik ja sul on selle abi ja palve ja muu küsimise suhtes väga imelikud tunded enda sees, siis sa ei ole jõudnud oma sugupuu vastuvõtmiseni. Sinu sugupuu, sinu tulemine, sinu põlvnemine on tuhandeid aastaid vana. Palju vanem kui sinu kirik või sinu piibel. Sinu energeetiline tulemise vorm, kui sa julge niisama füüsiliselt minna rääkima, küsima abi, nõu, toetust, miskit, mida sa vajad, kas või hetke lihtsalt koos olla ja välja öelda, et mul on raske. Siis sa võid seda teha oma peas. Oma peas. Sa võid alati oma peas. Mis on su pea? Pea on su mõte. Kus asuvad su mõtted? Su mõtted asuvad alateadvusväljadel. Aga mis on veel alateadvusväljadel? Alateadvusväljadel on alateadvusväljad, kus asuvad kogu sinu põlvnemise energeetilised mustrid. Sinu alateadvusväli sündis välja sinu ema, isa alateadvusväljadelt. Need on kõik oma vahel ühenduses, isegi siis, kui sa ei tea oma ema, isa nime või nad on ammu maha maetud. Sa saad pöörduda oma esivanemate poole läbi oma alateadvusvälja, võttes nendega ühendust ja paludes ja rääkides nendega ilusalt, viksilt, viisakalt, jaatavas vormis. See energia ei pruugi sinuni kohe antud sekundil jõuda, vaid ta on nagu sellises mõningases ajalises nihkes. Ta jõuab sinuni unenägudes, ta jõuab sinuni pisikestes detailides, pisikestes sõnades, kas või kuulad raadiot ja järsku öeldakse seal üks lause, mis oleks justkui sinu ema suust öeldud, keda ammu enam ei ole. Ja nii lihtne see ongi. Nii, aga kui sul tõesti ei ole vanemaid ja sa ei oska oma sugupuu poole pöörduda ja nii edasi, siis järgmine süsteem, alamsüsteem, kes sind kinni püüab, hoiab ja toetab, on sinu sotsiaalsed suhted. Sinu sotsiaalsed suhted, nad ei ole otseselt vereliini pidi ühenduses, aga nad on sinu sõbrad, nad on tuttavad, nad on töökaaslased, nad on need inimesed, sinu naaber, kellega sa kõige rohkem oma praeguses ajahetkes läbi käid ja lävid. Sinu sotsiaalsed suhted, pöördu nende poole. Kui sulle inimesed ei meeldi ja sa ei saa nendega rääkida ja sul on häbi, imelik,
sa ei ole kunagi abi küsinud, vaid ise oled pigem kõikidele appi jooksnud, siis ongi see sinu kasvamise koht. Et nüüd sa võid luba endale, et sa võid abi küsida. Sa võid pöörduda, sa võid rääkida, sa võid öelda lihtsalt välja, et mul on raske. Ja nii pea, kui sa seda tunnistad, nii pea, kui sa selle lihtsalt välja ütled, sa ei peagi vajama otselt midagi. Tule hoia mu kätt jalga või kanna mulle raha üle, mul on vaja arved maksta. Ei, sa lihtsalt tunnistad ja võtad vastu selle koha, et mul on raske, mul on imelik, mul on kurb, ma olen nii vihane. Sa võid seda kõike rääkida, tunnistada. Nii pea, kui sa selle välja ütled, tunnistad, oled sa selle vastu võtnud. Vastuvõtmisel, mis toimub? On see, et nagu toidu vastuvõtmisel. Sa pead ta alla neelama, et ta saaks sulle energiaks muunduda. See tähendab seda, kui sa oled oma raskuse, oma mure, oma vaeva, oma miski, mis sind morjendab, endale vastu võtnud, siis see muundub energiaks. Sa saad seda hakata kasutama ja luua sellest midagi ilusat. Kui sul ei ole oma sõpru, tuttavaid, töökaaslaseid, sotsiaalseid suhteid, siis järgmine, mis sind kinni püüab, kui sa oled vabalanguses, kukkumises, olemises, järgmine on sinu religioossed vaatepunktid, sinu kirik, sinu mantrad, sinu jooga, meditatsioon, tantra, tants, laul, mida iganes, üksinda metsa. See on sinu usk, lootus, armastus, mis sind hoiab, kaitseb, toetab seni kaua, kui kuuseis läheb mööda või tuleb kuskilt energiat juurde või lihtsalt oled usalduses. Et jah, on raske punkt, aga ma tean, et peale rasket läheb kergemaks. Seega sa oled kuskil sellises usaldusväärses kohas ja paiknemises, et sa tead, et elul ongi sellised punktid, sellised kohad, sellised kulgnemised ja see on täiesti normaalne, kui ma vahepeal tunnen ennast ebanormaalselt. Kui sul ei ole sinu usku, lootust, armastust, sinu kirikut, sinu piiblit, sinu meditatsiooni, joogat, tantrat, tantsu, laulu, väljamagamist, siis järgmine koht, mis sind kinni püüab, kui sa oled omadega väga pahuksisse läinud ja see väljendub sul keha peal, sa oled väga haigeks jäänud ja sa ei saa enam hakkama, siis järgmine, mis sind kinni püüab, toetab, hoiab, aitab sul ravida, on ühiskondlikud päästesüsteemid. Tuleb kiirabi ja viib sind ära haiglasse. Siin tuleb appi sulle sotsiaalabi, kiirabi, politsei, tuletõrje, ühiskondlikud päästekaitse mehhanismsüsteemid. Kui haigekassa mõnikord selle koha peal ütleb alt, siis on olemas ka ühiskondlikud sotsiaalsüsteemid, ehk siis pöördutakse ühiskonna sotsiaalsüsteemide poole ja palutakse üle kanda väikseid annetuslikke summasid, et ravida paratamatult haigustesse tunnistatud inimesi. Aga kui su vanemad, su põlvnemine, su sugupuu ei ole saanud sind aidata, toetada, sa oled omadega jännis, sul ei ole tuttavaid suhteid, lähedast kedagi, sõpra, kes sind aitaks, toetaks, sind ära kuulaks. Kui sul ei ole oma kirikut, oma usku, sul ei ole oma veendumuslikke tõekspidamisi välja arenenud selle koha pealt, et sa omaksid oma isiklikke terapeutilisi tervendusmeetodeid, kas oma enese joogat, tantrat, meditatsiooni, laulu, tantsu, väljamagamist, mida iganes, et sa saaksid ennast ise aidata. Ja ühiskonna meditsiinisüsteemid ja ravimid on teinud sind siiski niivõrd haigeks, vaevaliseks, raskeks ja sa omad
väga tugevaid oma isiklikke psühhosomaatilisi tagajärgi oma enese vaimsusel ja oma enese füüsilises ihus, mil ühiskondlik ravimite süsteem on ära vaevanud su keha ja teinud selle niivõrd nõrgaks, mil sa ei suuda ennast ja see struktuur ei suuda sind enam aidata ega toetada, siis järgmine kiht, siis järgmine süsteem, kelle poole sa pöördud, kes võib sind aidata, toetada, olla, on su enese lugu. Selle koha peal püüab kinni ja toetab sind ainult sina ise. Siia kohta jõudes, selle kohani võiksid jõuda kõik inimesed ükskordki oma elus. Et tegelikult on nad oma elus pearollis ja kõik ülejäänud struktuurid mängivad kõrvalosatäitjaid. Sinu ema-isa on sinu tulemise loos kõrvalosatäitja rollis, sina oled pearollis. Sinu tuttavad, sinu sõbrad, sinu sotsiaalne lävimine mängib kõrvalosatäitja rolli ja sina oled pearollis. Sinu veendumuste ja uskumuste süsteem, sinu usk, lootus, armastus, lood mängivad sinu elus kõrvalosatäitja rolli. Sina oled pearollis. Sinu ühiskondlikud veendumuslikkused, sinu ühiskondlikud kuuluvuslikkus mängib kõrvalosatäitja rollis. Sina oled oma loos peaosatäitja rollis. Seega sa jõuad ühel või teisel momendil oma elus võiksid jõuda iseenda loos iseendani. Sa jõuad oma vaba tahte süsteemini. Sa jõuad otsustamiseni ja selleni, et sa valid, mida sa otsustad. Ema-isa enam ei vali sinu eest ja ei otsusta. Sinu sõbrad ja tuttavad ei vali sinu eest ja ei otsusta. Ja et sulle ei ole enam oluline, mida sinu sõbrad tuttavad arvavad sinu käekäigust, kui su süda sind kutsub. Sa jõuad endani iseenda loos. Selle koha peal oled sa üksinda omas mustas augus. Sinuni küünib juba vähe valgust ja sealne valgus sa pead vastu võtma iseenda seest, käima, lülitama omaenda tulemise valguse. Sa tulid valgusest ja me läheme tagasi valgusesse. See kiir, see olemine, see väike hõbeniit, mille kaudu sa tulid või olid ja suundusid siia oma maisesse, oma ema ihus olevasse lootesse. See on senikaua, kui sa hingad, senikaua, kui su süda lööb, on sul see olemas ja sa saad seda kasutada. Selles kohas jõudes endani, tehes oma isiklikud otsused, tehes oma isiklikud valikud, tehes ja hakates valima oma enese maailma loomist. Siin toimuvad iseeneslikud tervenemised. Jõudes iseendani selleni, et sina oledki oma kõige lähedasem. Sina oledki kõige lähedasem Jumal. Sina oledki oma kõige lähedasem teejuht, kõige lähedasem ingel sinu. Sina oledki oma enese maailma looja. Sina oledki oma enesele kõige lähedasem, kes sul kunagi üldse olemas saab olla. Sa jõuad oma hinge tulemiseni maa peal, oma enese loomise loos. Selles aspektis ja oma enese aitamises, oma enese toetamises, oma enese august valgusega välja tõstmine siinses oma enese loos vastutuse võtmise hetkel sa tajud ära, et sa hoomad ja paned maailma kokku oma alateadvusväljadel.
sa jõuad oma enese sisevaatlusega üksinda jäädes, üksinda olles metsas, keldris, voodis, pimeda teki all, depressioonis, masenduses, mustas, tumedas, üksinda jäämise paigas. Jõuad sa oma sügavate alateadvusvälja kihtideni. Hoides seal silmad lahti, jälgides, sa jõuad ka selleni, et sina oled oma reaalsuse looja. Sina paned oma reaalsuse kokku. Ja ka selles alateadvusväljadel ringi kõndides, jalutades iseenda mustrite süsteemidega kohtudes, sa võid ära tunda ja tajuda ka üliteadvusväljade ergastavad, kirgastavad vormid. Aidates ennast ja toetades ennast psühhedeelikumidega, mis näitavad ära sinu alateadvusväljadelt, tõstavad nad sind korraks sinu üliteadvusväljadele. Üliteadvusväljadel korraks ära käies sa korraks läheb kogu sinu alusstruktuur, muster, läheb justkui taandumisele. Ja sa saad lahti sellest mustersüsteemist. Sa saad lahti sellest sind vaevanud ja haigeks teinud mustersüsteemist ja sa saad korraks üliteadvusväljal ühenduse ja sa saad hakata nägema täispilti. Mis on täispilt? Täispilt ongi see, mida ma teile kõike siin räägin. Mõnikord inimestega juhtub, et tema siit alateadvusväljalt läheb kehavälisel kogemuse kaudu oma üliteadvusväljadele. Ehk siis inimesed, kes on käinud ära niivõrd tugevates kriisides, mil nad on lahkunud oma kehast, aga päris taevasse ja valgusesse neid vastu pole veel võetud. Nad on maa peale tagasi saadetud, sest miskit on veel tulemas, juhtumas, tegemata. Ja mis on tulemas, juhtumas, tegemata, on see, et sinu taevane tulemine sind püüab kinni ja toob sind kehasse tagasi, sinu koomaseisundist, toob sind tagasi sinu taevane eluloo raamatu peatükk. Kui sa oleksid oma eluloo raamatus viimase peatüki juures, viimase lehekülje juures, siis sa lahkuksid. Siis sa lahkuksid ja sünniksid tagasi oma hingesugulaste juurde. Aga kui sa oma eluloo raamatus ei ole viimase peatüki juures, vaid oled peatüki juures, käisin korraks kehast väljas, siis seesama taevane lugu, mida sa panid kirja oma hingesugulastega üleval enne kehastumist, siis püüab sind kinni see taevane tulemise lugu antud kehastuses. Kui sa siiski tõesti, inimeste elulood siin maises kehastuses, need peatükid saavad otsa ja neid ootavad taevas üleval uued ja uued sündimised ja uued peatükid, on see, et järgmisena, kuhu sa siis edasi suundud, kes sind hoiab, toetab, juhatab ja kuhu sa edasi sünnid, on sinu taevane hinge arengu kasvamise süsteem. Ja sinna sa suundudki. Küll aga mitte enam kehaga. Keha jääb maa peale. Siis keha jääb maa peale. Läheb kas põletamisele või mahamatmisele. Aga sinu hing, sinu väike hing, kes siin kaasa rändas selles kehastumises ja süsteemides, sai oma antud kehastuse kogemuse. See kogemus omab teatud energiapagasit. Ta läheb koos selle energiapagasiga, sünnib oma uude hinge arengu struktuursüsteemi ja annab sinna selle kaasa võetud energeetilise panusega järgmise puhangu oma järgmistele areng, kasvamise ja sündimiste protsessidele. Nii lihtne see ongi. Ja mida need hinged siin maa peal siis käivad tegemas? Nad käivad kogemus energiat
kogemuslikku energiat kokku koondamas, et sellega sündida oma uutesse ja uutesse hinge arengustruktuur klassidesse, gruppidesse, süsteemidesse. Ja nii lihtne see ongi. Seega me jõuamegi ringiga sellise huvitava teemani tagasi, et kõik on energia ja kogu sellel energial on olemas teadvus. See energia on teadvel ja selle teadvel olekul energial on hing. Ja selle hinge eesmärk on koguda energiat, et suunduda oma suurema ja suurema energia, kogemusliku energia pagasiga järgmistele ja järgmistele hinge levelitele. On olemas noored hinged, keskmised hinged, vanad hinged, on olemas teejuhid, on olemas mentorid, on väga valgustunud hinged ja nii edasi, kuni Jumalani, valguseni, külluseni, kõiksuseni, tühjuseni välja. Seega sinu hinge osakene, miks ma ütlen osakene, see tähendab seda, et väga tihti meie hing ei ole täis kehastumisega sinu kehas sees. Mingi osa on üleval hingegrupis ja sa saad alati suhelda, pöörduda, rääkida, suhestuda, kontakti luua oma enese kõrgema minaga. Sinu hing võib olla samal ajal teatud osana kehastuses, teatud osa üleval hingegrupis ja teatud osana ta võib olla ka kehastunud paralleelmaailmades ja paralleelkehastustes. Ja nii huvitav see ongi. Seega oma hingena siin praegu nüüd ja kohe sa oled hoitud, juhatatud, kaitstud, kui sa vaid pöörduksid. Sa võid pöörduda oma hinge arengustruktuuride poole. Sa võid pöörduda oma antud kehastuse taevase loo poole, mida sa päriselt tulid siia antud kehastusse tegema. Sa võid pöörduda oma alateadvusväljadele vaatama, mis seal toimub, kuidas sa seal oma maailma lood. Milliste impulssidega sa paned kokku oma järgmiseid ja järgmiseid hommikuid, lõunaid, õhtuid, öid, oma järgmist päeva, hetke. See asub alateadvusväljadel. Sa võid iga kord sinna pöörduda. Seal on olemas sinu õnn ja sinu õnnetus. Mine vaata üle, kuidas sa lood oma õnne ja kuidas sa lood oma õnnetust. Iga kord sa võid pöörduda ja vaadata üle oma loo, mida sa jutustad. Kas sa oma enese jutustamisega võid kogemata enesele vee peale tõmmata? End takistada, endale kaikaid kodarasse viia, end lolliks teha, end madalaks teha, end tühiseks teha. Enda tühiseks tegemine. See tähendabki seda, et tühisena olles sa ei saa ju ühendust oma süsteemmustritega. Vaata üle oma lugu, mida sa jutustad iseendast. Vaata üle oma maine jutustatav lugu, kas ta on kooskõlas ja sünkroniseeritud sinu taevase tulemisega, mida sa päriselt tulid siia maailma tegema. Kui sul siin maises loos on väga palju, ei õnnestu, ei tule välja, peab 100 korda üle tegema, on raske, on vaevaline, siis ühesõnaga oled sa oma taevasest loost väga kaugele jalutanud. Mida rohkem ja lähemal oled sa oma taevase loo ja oma maise loo jutustamisega, seda rohkem sa leiad endale kese. Kui sul kesktee, oma mast, oma energiavoog on sünkroniseeritud, fokusseeritud ühele punktile, ühele tulemisele. Mis on üks tulemine? See on hetkesse. Sest siin on kõik olemas. Hetkes on kõik olemas. Järgmisena on see, et
ühiskonna energiavood on täiesti olemas. Ühiskonnal on olemas ka oma teatud meedia allasurumismeetod. Ühiskonnasüsteemides on ka olemas oma enda energeetilised vood. Meedia tihtilugu toodab haiget ja rasket ja vaevalist energiavoogu. Suur ja võimas ühiskondlik internetsüsteem on olemas. Leia üles sealt selle, mis sulle annab valgust, küllust, toetab sind. Tarbi seda. Võta seda vastu, hakka seda kasutama ja tee sellest midagi ilusat. Järgmisena on olemas usk, lootus, armastus, erinevate egregoride energeetilised süsteemid. Selles süsteemis tuleb aru saada, kas antud mõtte ja tegevusmuster võtab sult energiat või annab sulle energiat. Kui miskit on, mis võtab ja teeb sulle raskust, siis on seotud varastatud energiaga. Kui sa teed miskit, mis annab sulle energiat, teeb sind rõõmsaks, läheb kergemaks, sul hakkab parem, sul tekib loomispuhang, inspiratsioonipuhang, sa tahad, sa oled huvitatud, sul on olemas vaba tahe ja see on huvitav, siis sa oled leidnud endale sobiliku usk, lootus, armastuse süsteemis oleva energiavoo kanali. Kasuta seda ja tee sellest midagi ilusat. Ja sinu isiklikud sotsiaalsed suhted. Sa tead väga hästi, et osade inimestega suhestudes sa väsid ära, sul hakkab paha, sa ei taha ja sul ei tule rääkimine välja. Ja sul ei tule nendega suhtlemine välja. Vaata palun üle, millised inimesed annavad sulle energiat, kellega on kerge, kellega on lihtne, kellega on lõbus, huvitav ja tahad luua ka järgmiseid hetkesid. Aga palun vaata üle ka need suhted ja lähikondlased, kellega sul on raske, kellega sa ei saa rääkida, kes justkui ajavad sind närvi, siis palun vaata üle see koht, kas tegemist ei ole mitte ohvrimeelsete energiaküsijatega, vaid pigem on sinu enese peegeldusega. Ehk siis, kui sa enese loo jutustamisel oled ikkagi halamises, vingumises, virisemises, irisemises ja siin on sul inimene, kes ei taha sind kuulata, siis ta lihtsalt ju peegeldab sulle sinu enese hetke olemise seisundi punkti. Tema ka ju ei soovi suhelda kellegagi, kes iriseb, viriseb, halab ja tahab lihtsalt nurub, anna mulle natuke energiat. No, sul on ju natuke. Seega on olemas sul selliseid sotsiaalseid suhteid, kus sul on olemas energiakadu. Ja siis on olemas sul selliseid sotsiaalseid suhteid, mis on täis energiavoogusid. Aga enne veendu, kas sa ise oled üldse võimeline andma, kinkima, jagama energiat, et saada ja vastu võtta vahetus energiasüsteeme. Suure ringiga jõudsime tagasi sinu enese põlvnemise energeetiliste voogude juurde. Nagu ma mainisin, on see voog kõige suurem, võimsam, külluslikum, kõige suurema toetuslikuma ajalooga. Tuhandeid aastaid tagasi on see sama energiavool selles sinu sugulasjões voolanud. Sina sündisid selle suurde energeetilisse voogu sisse. Ja nüüd on sul valik. Mis sa teed seal selles suures sinu sugulaskonna energiajões? Mis sa teed seal? Kas sa uputasid ennast ära? Kas sind uputati ära? Kas sind visati jõest välja? Kas sa jalutasid ise oma jõest välja? Kas sa jalutasid nii kaugele, et sa ei mäleta tagasi teed oma enese jõe juurde? Või sa oled küll jões, aga igaks juhuks hoiad oksast kinni? Sest et see voog on nii suur, jumal teab, kuhu see võib välja viia. Järsku seal on kuskil kosk või kuristik ja ma võin ju ära uppuda. Kas sul on oma sugulaskonna suhtes häbisid, hirmusid, viha, vimma,
kättemaksu. Palun vaata üle oma sugulas suur, lai, sügav, energeetiline voolamisjõgi. Võta see vastu, mine usaldusse, lase oksast lahti, võta ennast sealt jõe põhjast kivi alt. Tule välja ja vaata, see jõgi kannab sind, usud või mitte, see jõgi kannab sind, sest sa valisid selle ja sa oled seal jões juba mitmeid kordi käinud kehastumas, ellu jäänud, läbi elanud ja uuesti sinna tagasi sündinud. Nii, tagasi sündimisega, kas te saite juba aru sellest, et sinu maine sugulaskond on üks ja seesama sinu hingegrupi sugulaskonnaga? Kui minu videod on hakanud sulle meeldima ja nad sulle annavad, kingivad ja toetavad sinu maailmas miskit, siis ma tuletan sulle meelde, et ka sinul on olemas oma maine tulemise lugu, kus sul on olemas ka oma vaba tahe. Oma vaba tahte alusel sa saad ka toetada minu enese videode ja arengu käekäiku sellel samal maises kehastuses. Ja nii lihtne see ongi. Teie oma vaba tahte alusel saate mind ja minu tegemisi ja minu saadete loomist siin maises kehastuses toetada ja mina saan veel ja veel enam huvitavamaid videosid just nimelt sinu jaoks meie sotsiaalmeediasüsteemidesse üles riputada. Ja nii lihtne see ongi.